kass. Kummaline, tore, natuke naljakas loomake, eriti kui mängib tiiger miniatuuris, aga mitte nii agressiivne. Salapärane omaette, armastab sooja ja kuiva kohta. Raskesti dresseeritav. Tsirkuses näed rohkem dresseeritud tiigreid kui kasse. Valib ise omale sõbra. Sõbrustab hästi ennustajatega, imeravijatega, selgelt nägijatega ja hoiab kodust atmosfääri puhtana. Inimesed ka kassi aastal väärtustavad neid omadusi omaette mõtiskleda. Seetõttu püütakse paremini läbi saada lähedaste inimestega, pereliikmetega. Kindlasti kujunevad suhted soojemaks. Kassi aastal ei maksa oma lähedast inimest nii palju kamandada. Koera aastal võib. Kassi aastal ei tohi. Ja tuleb lubada nii oma lähedastel, sõpradel, tuttavatel ja ka ülemustele, suurte riigimestele tahan öelda, et lubagi inimestel enam privaatsust. Ja kassi aastal tulevad pahandused põhiliselt sellest, et kui astutakse üle piiride, kui ei austata teise inimese vabadust, iseseisvust, omaette olemist ei lubata ja seal, kus sellega ei arvestata, seal kas nii inimene nagu kaski läheb ära. Kass, kes kõnnib oma pead, laste jutustusest teave. Ja tekib ka selliseid hulkuvaid kasse või hulkuvaid inimesi, kes püüavad leida siis uue partneri, uue inimese, kellega tal tekiks selline soe suhe ja päris üksinda ka ei taheta jääda. Kass on planeet Kuu mõju all. Nii et Kuule iseloomulikud jooned ilmnevad siis ka tema aastal, muutlikkust palju. 2 nädalat optimismi, 2 nädalat pessimismi. Ja otsustusvõimet ei ole alati. Ütleme, see positiivsed omadused väljenduvad, et ollakse kompromissi valmis rohkem ja hinnatakse koduselu mugavusi, komforti, rahu. Ja tavaliselt peale selliste võitlusrohket tiigri aastat, kassi aasta antaksegi rahumeelsem selleks, et oma haavu ravida. Ja ehkki ma ütlen, et arvestades, et tegemist on metallkassiga ja metallil on alati selline agressiivne tähendus, niisugune element on ta selline, et ilmselt ikka ta niisugune rahulik kahjuks ei tule. Ja sellised negatiivsed omadused, et pole minu asi, käega löömine, las teised otsustavad, las teised teevad, probleemide lükkamine tulevikku, mis tähendab, et neid kuhjub veel rohkem. Ja vaata, ta on valge kass, ütleb, et väärtustatud on selged, puhtad mõtted, selged, puhtad tunded, sellised ikka rohkem läbipaistlust, niisugust selgust ja ehkki muidugi kass on öine loom, ta on iseäralik, et ta päeval magab ja öösel tegutseb, nii ka kassi aasta, ööelu aktiviseerub ja kes tahavad avalikkuse ees toimetada
ja nagu mingit autoriteeti saada, tal peab olema niisugune valge kassi omas, et ta on selge oma mõtetes ja asjades ja hästi läheb maalikunstnikel, filmitegijatel, fotograafidel ja huumorimeestel, nii, ka kassipidajatel. Ja soositumad on siis siga, perekonna juurdekasvu, sugulastega ja läbisaamine, uus töökoht ja lammastel. Lammastel võib tulla ilus suur armastus ja see loterii võite ja kuidagi kergemalt, lahedamalt lähevad asjad. Ja muidugi kassi aastal sündinud inimestel, naised kassi aastal väga külge tõmbavad, väga igatsevad armastust, saavad seda, nii et võib lapsi juurde tulla ja meestel on ka rohkem sellist šarmi, mis vastassoo huvi äratab. No kõikidel märkidel läheb kassi aastal paremini kui tiigri aastal, aga vaat eriti nendel ja nii et kallid kaasmaalased, eestimaalased, soovin teile head läbisaamist oma kassidega kodus ja võõraste kassidega ja head kassi aastat teile!